Siis Toomas Vaiman ja mõne sõnaga räägiks siis nendest asjadest, teenustest, koolitustest, mis meie instituut pakub. Ehk siis põhilised tegevused, nagu kõigil teistel instituutidel meil Tehnikaülikoolis on nii õppe-, teaduse kui arendustegevus. Ehk siis õppekavad instituudis on elektripõhised, energeetikapõhised, teadusprojektidega tegeletakse ja otse loomulikult ka siis ettevõtetele erinevate arendustööde ja teiste tellimustööde nii-öelda läbiviimine. Meie kaader on nii umbes 80-90 töötajat pluss miinus, suurem enamus sellest akadeemiline kaader. Õpilasi hetkel on kõikide õppekavade peale kokku nii umbes 400 ja siis mõne sõnaga ka lõpupoolega sellest, mismoodi ettevõtted saaksid ka meie õpilastega näiteks koostööd teha. Aga jagatud on siis nii-öelda temaatiliselt instituut 7 uurimisrühma, eks meil on elektrisüsteemid, energiamajandus, kõrgmõõtehnika, elektrimasinad, elektrotehnika, mikrovõrgud ja metroloogia, mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide keskus ja jõuelektroonika uurimisrühm. Eks need niimoodi suuremas enamuses ütlevad selle valdkonnaga oma pealkirjas. Varustatud on instituut ja uurimisrühmad, põhimõtteliselt kõik uurimisrühmad on oma laboritega, mõnel juhul on nii teadus- kui õppelaborid eraldi. Ehk siis siin teaduslaborite all on näha ka terve rida neid erinevaid laboratooriumeid, kus kohas on võimalik siis mingisuguseid töid teha, mingisuguseid katsetusi, vastavus, mingisuguseid teste. Ja samamoodi on meil tänaseks juba 2 akrediteeritud laborit. Esimene neist on nime all elektriliste tehnoloogiate mõõtekeskus, ehk siis põhimõtteliselt on tegu elektromagnetilise ühilduvuse laboriga, põhimõtteliselt on võimalik teha erinevaid nii-öelda sageduste emiteerimisteste, mismoodi mingisugused elektroonikaseadmed, kas nad saavad häiringud, kas nad annavad välja mingeid häiringuid, ehk siis põhimõtteliselt igasuguste elektrooniliste komponentide või koostete tootjatele selline, kuidas öelda, ütleks siis, et esimene võimalus mingisugustele standarditele vastavaid teste teha Eestis. Siiamaani sellist võimalust ei olnud, ehk siis lähemad kohad Soome ja Saksamaa, ilmselgelt mitte just kõige odavamad teenused seal. Ja teine nüüd on valgustehnika labor, samamoodi siis akrediteeritud labor, millel on siis võimalik teha erinevaid jällegi tootjale olulisi katsetusi. Määrata siis, eks ole, valgusallikate mingeid tugevusi, parameetreid, värvust, kõiki muid asju just selle koha pealt, et jällegi siiamaani nii-öelda valgusallika põhiseid nii-öelda tootjale olulisi katsetusi sai küll teha, aga nüüd, kuna on laborid ka akrediteeritud, siis on võimalik välja anda ka vastavusdokumendi. Koostöövõimalused ettevõtjatel siis on väga nii-öelda erinevad, osaliselt läbi siis teadus-arendustegevuse või labori teenuste, laboris tehtava töö kaudu. Muidugi ootame igasuguseid praktikapakkumisi tudengitele, stipendiumi pakkumisi tudengitele, niimoodi saab neile väga hästi ligi, kui kellelgi on jälle hea plaan mõnele tudengile stipendiumit maksta, siis ta kindlasti tahaks tulla praktikale ja võib-olla tööle. Samamoodi on alati teretulnud ka igasugused lõputööd, mis on nii-öelda otse praktilise väljundiga. Tööstusdoktorantuuri pakume, ehk siis ettevõtted, kellel on vajadus kvalifikatsiooni tõstmist oma töötajate juures, on võimalik nii-öelda ka doktorantuuri tasemel tegeleda just ettevõtetele oluliste probleemidega või mingite lahenduste leidmisega. Ja ka täiendkoolitused on fookuses. Ehk siis need teenused, mida siis instituut pakub ettevõtetele, põhimõtteliselt see nimistu on siin nii enam-vähem nii-öelda laiade sõnadega öeldud, eks ole. Igasugused teostatavuse ja rakendusuuringud, tootearenduse arendustööd siis, erinevad konsultatsioonid, ekspertiisid, eksperthinnangud, igasugused testimised, mõõtmised ja nii edasi.
Mõned näited ma toon ka natukene hiljem, aga kõigepealt ma tahaks ka läbi käia need 7 uurimisrühma, mis meil on, ehk siis oleks nagu mingisugune pilt ees, millega seal ühes või teises tegeletakse. Esimesena tuleb ette meil elektrimasinate uurimisrühm, kuhu ka mina kuulun, ja siin, millega me siis kõige rohkem tegeleme just nimelt elektrimasinatega, üldjuhul pöörlevate elektrimasinatega. Ehk siis igasuguste mootorite ja generaatorite katsetamine, projekteerimine, optimeerimine, igasugune arendus, diagnostika, igasugused ajamissüsteemid nendele masinatele ja üsna palju teeme erinevaid ekspertiise just mingisuguste sündmuste taustal siis, et mingisugused rikked, mida on vaja siis tuvastada, miks see on. Kontaktid on ka igal slaidil olemas, nii et kui on huvi just mingi vastava uurimisrühma kohta, siis siit saab kõik need andmed kätte. Elektrotehnika aluste uurimisrühm tegeleb suures osas elektromagnetilise ühilduvusega ja igasuguste magnetväljade uuringutega. Suuremad tööd on siis võib-olla tehtud igasugustes suurtes alajaamades, kus on mõõdetud siis erinevaid siis häiringuid tekitavaid sagedusi. Tervisekaitse uuringud mõnes mõttes käivad ka siia alla, samamoodi mingites ettevõtetes, kus näiteks on tegu püsimagnetmaterjalide või mingit tüüpi kirgusfooniga, siis põhimõtteliselt sealt saab abi. Mikrovõrkude metroloogia uurimisrühm, selle rühma alla kuulub ka valgustuslabor. Tegeletakse siis võib-olla lihtsamalt öeldes nende igasuguste uut tüüpi võrgulahendustega, kus on igasuguseid väikseid elektritootmisüksusi, samal ajal tegeletakse üsna aktiivselt ka energiasalvestitega ja eriti praeguste elektriarvete juures väga olulise asjaga, mille nimi on ka tarbimise juhtimine, ehk siis millal on midagi mõistlik tarbida, millal ei ole väga mõistlik tarbida või mismoodi optimeerida kogu mingisuguse üksuse siis energiatarvet. Jõuelektroonika uurimisrühma põhifookus on, võib öelda, igasugused spetsiaalmuundurid, nii ligi nullenergiamajade kontekstis kui ka lihtsalt taastuvenergeetika ja suure transpordi kontekstis. Näiteks päiksepaneelid on olnud pikalt, või ütleme siis päiksepaneelide muundurid on olnud pikalt fookusvaldkond, tänaseks ka kütuseelementide tööle rakendamiseks vajalikud muundurid ja teised sellised. Mehhatroonika ja autonoomsüsteemide keskus tegeleb igasuguste mehhatrooniliste ja robotiseeritud seadmetega. Tänaseks oleme ka kokku panemas sellist asja, nagu on e-mobiilsuse labor, ehk siis igasugused isesõitvad ja mitte päris isesõitvad, aga üldjuhul elektrijõul sõitvad asjad, ehk alates tõukeratastest kuni autode ja laevadeni välja. Tegeletakse digitaalsete kaksikute rakendamisega, millest juba siin mingi hetk juba natukene täna juba kindlasti räägitud on ja nagu juba öeldud, siis igasugused sellised mehhatroonikasüsteemid, nende kavandamine, juhtimine, planeerimine. Elektrisüsteemide uurimisrühm tegeleb siis selle suure energeetikaga kui sellisega, ehk siis igasugused elektrivõrgud, nende planeerimine, nende talitluse ennustamine, jälgimine, simuleerimine, modelleerimine, ka elektrijaamad ja nende, ütleme siis igasuguste ka, väiksemate jaamade võrku ühendamine on see võib-olla üks võtmesõna seal, et mismoodi näiteks ikkagi saab, kui kellelgi on plaanis luua mingi tuulepark ja see kuhugi panna, siis tuleb ka nagu see läbi mõelda, et mis sellest siis nagu edasi saab, kui ta päriselt ka tööle hakkab. Ja igasuguste selliste arvutuste ja katsetuste jaoks on just elektrisüsteemide rühm õige koht. Energiamajanduse kõrgeminketehnika tegeleb siis põhimõtteliselt natukene nüüd siis selle sama suure energeetika teise tahuga, just selle majanduslikuma poolega ja nii elektrisüsteemi kui elektrituru mõistes. Tänaseks muidugi igasugused targavõrgu rakendused ja igasugune digitaliseerimine on seal ka väga aktiivne ja on meil ka üsna suur kõrgeminge laboratoorium,
mis võib öelda, et on juba niisugune kerge haruldus Soomes ja Rootsis neid enam väga palju ei olegi, sellepärast et see on ikka niisugune piisavalt spetsiifiline labor, meil on ta olemas, igasugust kõrmiga katsetusi seal teha saab. Mõned näited ja mõned kliendid toon ka välja. Igasuguseid ekspertiise, konsultatsioone ja mõõtmise on tehtud, siin nende logode pealt on näha, milline see mingit tüüpi klient meil on. Kindlasti võib siia alla veel tuua igasugused kindlustusettevõtted just nimelt läbi igasuguste ekspertiiside, et kui kuskil on midagi nii-öelda rikki läinud ja sellega on sündinud mingisugune majanduslik kahju, siis üldiselt on kindlustusettevõte see, kes varem hiljem meieni jõuab, et teada saada, kas nüüd on nagu see asi rikki läinud niimoodi, nagu ta peaks minema või on kellegi kurikäsi mängus olnud. Aga mõned asjad, mis siin praegusel ajal või lähimas ajaloos on toimunud, Rail Balticu raudteetrassi mingite teatavate lõikude analüüs, kuna suuri elektrironge ja kaua sõitvaid elektrironge pole nagu Eestis väga palju olnud, siis üks nii-öelda osa sellest keskkonnamõju analüüsist on ka elektromagnetvälia nii-öelda uuring selle koha pealt, mismoodi see võiks mõjuda inimestele, kes on seal samas lähedal, kui mingi rong mööda sõidab. Vabadussõja võidusammas, mis on jällegi praegu väga aktuaalne asi, on meie ekspertiisist käinud läbi ma juba kahtlustan 2 korda ja igasuguste elektrijaamade vastuvõtukatsetused ja nende mõõtmised. See on juba, võiks öelda, isegi ka korduv töö selles mõttes, et nii kui midagi jälle kuskil üles pandakse, tuleb natukene seda asja modelleerida. Igasugused teadusuuringud, arendustööd käivad igasuguste meetmete kaudu, kus me oleme ka üldjuhul üsna edukad olnud igasuguste ettevõtetega koos ja siin on ka mõned näited praegu töös olevatest töödest või siis ka just lõppenud töödest, et näiteks siin on jällegi universaalsed sellised nii-öelda muundurid jällegi taastuvenergia kasutuselevõtuks, palju meediast läbi käinud isesõitev laev, igasuguste akvatooriumite puhastamiseks või proovide võtmiseks või kauba vedamiseks ja on meie juhtida ka selline asi nagu Smagrinet ehk targavõrgu kompetentsikeskus, kus on hea ports partnereid igalt poolt mujalt Euroopast ka, üle 10 on neid kokku. Kui me vaatame seda nii-öelda Vidriku, neid märksõnu, millega Vidrik tegeleb, siis me oleme siia nüüd välja toonud, ma hakkan neid ette lugema, aga võib öelda, et nii-öelda valdav enamus neid märksõnu käib ka meie instituudi kohta. Kõik, mis on natukenegi kuidagi pidi elektriga seotud või selle elektrivaldkonna digitaliseerimise või jälgimise või ennustamise või arvutamisega põhimõtteliselt käib kuidagi pidi meie alt läbi. Otse loomulikult on tänaseks on väga keeruline nii-öelda eraldada juba IT-d igasugustest muudest valdkondadest, ka energeetikast, mille tõttu tihtipeale võib-olla päris üksi neid töid ei tehta, rühmad, mis mingi asjaga tegelevad, muutuvad rohkem interdistsiplinaariks. Aga üks väga suur osa valdkondadest on meie poolt kaetud ja seal pildi peal on ka üks voldik, mis siin saali tagaotsas laua peal on ka saadaval, kus põhimõtteliselt nii enamjaolt kogu see tänane info on ka sees, võib-olla üht-teist muudki. Ja paar asja, mis on ka hetkel aktuaalsed ka nii-öelda selle Ida-Virumaa õiglase ülemineku asjus, aga võib-olla ka mitte ainult, on see, et me pakume igasuguseid täiendkoolitusi. Praegu on aktiivselt 2 täiendkoolitust 3 keeles. Need on tasuta. Selle tõttu juba eelkõige, et need on välja töötatud just nimelt nende targavõrgu kompetentsikeskuse nii-öelda raames. Üks nendest on täielikult e-läbitav ja teine on e-läbitav koos väikse praktilise osaga. Me tegelikult pakume päris laia valdkonda igasuguseid täiendkoolitusi, aga me tavaliselt ei reklaami neid ka otse välja. Selle põhjus ongi see, et kuna nad on üldjuhul mingit spetsiifilist laadi, siis ei ole päris kindel, et sinna nii-öelda päris tänava pealt inimesi kokku saab. Küll aga me oleme alati ettevõtetele pakkunud võimalust nii-öelda koha peal kokku pandud koolituste jaoks, selles mõttes, et kui ettevõttele on mingisugune kindla spetsiifika, mida oleks vaja nüüd täiend koolitada, siis alati võib meie poole pöörduda.
kui see on meie valdkonnas, siis me suure tõenäosusega saame kokkuleppele, mida ja kuidas ja kellega tuleks teha. Nii et kõikideks niisugusteks asjadeks me oleme ka avatud. Ja siin siis veel kord igasugused kontaktid, ettevõtetele võib-olla kõige parem otsekontakt on Merilin Pill, kes meil on ettevõtlusspetsialist, aga muidugi võib saata ka nii mulle kui kõikidele teistele kolleegidele uurimisrühmadest, kui midagi on südamel. Ja ma arvan, et praeguseks on siis kõik.